päris ilus päev juba. Teate, et ilusal päeval on kuulda, kui Ford roostetab. Igatahes. Põrand on siis nii kaugel. Ehk eile siis lõpetasin põrand ära, nüüd oma ainult siis anda see toon sellele ja need voogid. Aga täna hoopis teine värk. Fordile algust saati kummitab üks õli tilkumine. Uurin siis välja, kus tuleb ja tuleb roostetavast karterist. Karterist on auk sisse roosteta, nii et lähme vahetame selle ära. See on siuke kodus väga ei tee. Ja siin võtab appi hea uus Jüri mootorunni teenindus, et lähme sinna koha peale ja parandame seal ära, et koha peal räägin natuke täpsemalt, et mis koht see on, et neil on Keilas ammu juba remontitöövad olemas, ma ei tea mis aastast, aga on seal enda autodega mitu korda käinud, väga läbi saanud ja nüüd nad avasid Jürisse ka, aga see on rohkem sellistele pakiautodele suunatud, et saad sellest lähemalt, et sõidame sinna ja siis töökäigus räägime lähemalt. Seal taga on siis Jüri ring, ehk siis täpselt Jüri ring ääres on siuke koht nagu mootorjuun on autoteenindus. Jõudsin siia, kohe saame sisse ja räägime lähemalt, aga väga mugav lihtne tulla. Ei ole üldse kaugel pakibussidel väga hea ligipääs, lähme kohe sinna sisse. Nii, nüüd on siis selle ägedal sillastendi pingil siin. Sellest suht seab masin, et siin saab teha ka pakiautodel sillastendi, et tipp-top masinad ja mehed teavad kord, et võib-olla teeme selle ka ära. Aga esmalt siis lahendaks selle kartri ja põhja probleemi ära, et tõstame üles ja vaatame, mis värk seal on. Nii, nüüd ma olin elles. Kakssada kiita sõitnud oli, aga ei ole hullu. No. Õnneks oli veel midagi sees. Nii. Ja need kallad tehakse ära kõik. Must kuld. Noh, kuidas see piirava teeb? Mul siin kulda ei ole vist. Nii. Noh, uus tagasi peaks olema. Oota, vaatame, kus see lekke koht on. Ta oli siin. Mõtlesid küll nagu. Ei saa praegu. Kas tilgub puhta? Nii, filtri ühendus või selle tihenduspind peab olema puhas, see nüüd on puhas. Ehk siis nüüd läheb selle tihenda panekuks, seda ma ise ei oska.
kõik kruvid, poldid ikka siis vastavalt Newton metriga kinni, et ei oleks sellist mingit jama tegemist, et siin läheb kõik nii, et on kartulipõhi all, keerame veel õlipunni igaks juhuks üle, see võib pakendis olla mingi lihtsalt näpuga kinni ja siis saab õli juba sisse panna. Nagu räägiti, et siin on üks äge, ütleme Baltimaade parim see sillastendi pink, siis praegu on nii, et on need peal, paneme sillaga paika, sest natukene oli näha kergelt sellist ebakõla, nii et mis see spetsimasin siin teeb. Sellest end on siis ülioluline, et rehvid kuluksid ilusti ja kui veermikupuksid hakkavad pehnemama, et siis vajuvad natuke ära, et saaks paika, et tulge siia pakibussidega sellest endi. Loodab, et on kuulda, aga selle sillastenniga saab ka rooli otseks, et kui on mingi värk, et rool on piitu, siis tulge, pannakse paika. Väga hästi, tipptasemel tehnoloogia, õpin need. Panen pärast kontaktid ja igasugused, no mis on vaja optimeerida, need saate tulla. Ja kui sillastendit tehtud, siis saab paveri ka, et ikka on hästi ja nii, et nüüd on see tihend ära kuivanud, võli sisse panna. Vana hea mannal. Iga 200 kildi tagant tuleb õli vahetada. Ilus. Piiro ütleks siin, et ilus kulfõli, aga meil on mannal. Mis nii viga kallata? Tiluvalt. Ei tohiks. Ei tilgu midagi. Lihtsalt. Kartudesse jookseb. Põhja jookseb. See on täpselt sama. Seda ma oskan vist nii sama vaadata. Ma eeldan küll, jah. Võiks olla. See on täpselt pool sees. Pool läks mööda, aga see on okei. Ikka ei oska. Ja nii. Nüüd saab kuskil kõikuma. Alt ei tule ja paneme korra käima ja põli rõhk üles ja siis vaatame. Vaatame õlikogus üle. Siis jätame ta käima ja tõstame ülesse. Noh, pool. Pool normi sees, jah? Natuke võib panna, aga... Natuke võib peale valada ja see on vähe. Aur tuleb. Nii. Valmis. Tehtud. Enne elektrit sliik. No nii tehtud. Tulge siis sinna mootoriünini, et saate oma tehnika korda ja mul on sillastend tehtud, uus kartulipõhi, uus õli ja nüüd on muudetud sõitu. Et see jääbki selliseks remondi episoodiks, et ma panen selle kokku ja siis jätkame juba sealt põrandalt, et mis sellega edasi. Näeme järgmine kord.